Sit ready. Attention. Stardikäsklus on antud, mehed saavad kenasti minema ja siin eelkõige mullust võitjad tasub silmas pidada. Kermo Randmäe on stardis, kes on välja sõudnud ka alfavõistluste rekordi eelmisel aastal, siis veel kord märgilised 2.59,9. Kas Randmäe on ka täna sellises vormis, hakkab õige pea meile kõigele siin selgeks saama, aga hetkel on hoopis kõige nobedamalt saanud stardist liikuma lätlane Vadim Semjonovs, kes sõuab aparaadil number 8, aga tublit liigub ka Karl-August Ruusalepp, kes on siis sisuliselt võrdsel pulgal Vadim Semjonovsi ja Randmäega, nii et nemad kolmekesi on teistelt lähimatelt jälitajatelt seal paadi pikkuse võrra ette saanud ja see paadi pikkus on umbes selline 5-6 meetrit ja vaadates nüüd siin liidrite tempot, siis eks nad praegu sinna 3 minuti ja 2 sekundi piires sõuavad, kui nad nüüd peaks sellises tempos lõpuni minema, aga juba võib tekkida ka siin küsitavusi, kas seda eelmise aasta aega suudetakse lüüa, kuigi samas eelmise aasta võitja ja alfarekordi omanik Randmäe on stardis, nii et seda põnevam on seda sõitu kindlasti ka nagu jälgida, aga praegu Karl-August Ruusalepp on võtnud liidriohjad, Randmäe on teda seiramas sealt umbes 4 meetri kauguselt ja alustaja võib-olla natukene ka üllatusmees Vadim Semjonovs on nüüd jäetud hoopis sinna tahaplaanile. Alguse liider on kas seal 5-6 ja vahe rebeneb liidritega siin ikkagi nüüd järk-järguliselt ja on juba üle 20 meetri. Kermo Randmäe on hetkel teisel positsioonil, sõitu on juhtimas Karl-August Ruusalepp, Tartu sõud ja masinal number 12. Nüüd sisuliselt ollakse juba liinas täiesti võrdselt minnakse ja on tempo tõusnud ja see tempo on tõusnud sinna 3 minuti ja poole sekundi piirimaile, nii et kui nüüd Randmäe ja Karl-August Ruusalepp siin tandemina koos suudavad tööd teha, siis ei ole välistatud, et me näeme eelmise aasta finaali tasemel sõitu. Randmäe on asunud juhtima, Ruusalepp on 3 meetrit jäänud ja Randmäe on praeguses tempos liikumas 3 minuti ja 20 peale, kui siin nüüd korrutada see 500 meetri keskmine aeg 2-ga ja tundub, et ta üsna eelmise aasta mõõtu sõitu on tegemas. Kas nüüd suudab Karl-August Ruusalepp leida Randmäe vastu mingisugust rohtu? See on küsimus, 4 meetrit on stabiilselt tiksunud, 100 meetrit kõigest natukene peale on jäänud seda meeste kergekaalu finaali sõita. Randmäe juhtimisel on sõit kujunemas, aga Randmäe on ammustanud poole kaotusest vähemaks ja 2-3 meetrit on nüüd kaotust kõigest hetkel liidrile Randmäele. Kas Randmäe suudab mullust edu kaitsta ja nüüd tundub, et tuleb ära ja Kermo Randmäe Viljandi sõudja suudab mullust edu korrata, aga see aeg on oluliselt nõrgem, 2,4 sekundit nõrgem kui eelmisel aastal, aga siiski väga ilus tulemus, nii et palju õnne Kermo Randmäele, tema treeneritele ja kõikidele fännidele, kes kaasa elasid. Teisena lõpetas Karl-August Ruusalepp, kes pakkus väga tõsist konkurentsi siin Randmäele tulemusega 3.03,5 ja pronksmedalist tänases võistluses on Kirts Sokolovs 3.04,5.